ja nüüd tuleb meie juurde Ave Evart, kes on Chemi-Pharmi esindaja. Otsus kutsuda Ave siia tulenes sellest, et paljudega me oleme ju kohtunud. Mina oma kolleegi Iriinaga olen teid külastanud viimasel ajal ja te teate, et meie tähelepanu on olnud vägagi, kuidas te kasutate desinfitseerimisvahendeid, kuidas on teie töötajate kätehügieeniharjumused ja olukord. Ja tänu sellele olime ajendatud sellest kõigest, et kutsuda Chemi-Pharm teile siia rääkima, sellepärast, et te kuuleksite ühtsest nii-öelda siinsamas koha peal kindlast allikast ja kui me järgmine kord mõnda teist külastame, et siis te ei saa öelda, et pole räägitud. Aga et tuleks nii-öelda info otse allikast, siis mina juba näen, et Ave on võtnud kaasa ka teile kindlasti tuttavaid tooteid, aga et siis ta teile kõik selgitab, kuidas, mida kasutada, mis just neid õigeid võtteid, sest et olgem ausad, me oleme inimesed ja eks sellistes igapäeva toimetustes me ju kõik eksime vahepeal ja läheb ka meelest ära, et siis selline kordamine on tarkuse ema. Ja nüüd natukene siin sätitakse mul kõrval nii-öelda esitlust valmis ja kohe-kohe hakkame kuulma, et siit enne veel ütlen ka ära, et julgelt küsige, kui tekib mingi toote kohta näiteks, et ei saanud aru või midagi, et siis kirjutage siia samma küsimused ja ma saan Ave käest kohe peale ettekande, peale tema tutvustuse lõppu siis ka küsimused edasi anda ja saate niimoodi rohkem informatsiooni. Nii, aga ma näen, et esineja on valmis ja annan sõna üle Avele, palun. Olen siis Ave, olen Chemi-Pharmis tootejuht, ma vist räägin natuke kõvemini, siis kõik kuulevad ja tõepoolest täna siis räägime üle kõik nii-öelda hügieeni puutuvat, samuti toodete kasutamised, nõuded, mis puudutab võib-olla nüüd praegust olukorda ehk koroona tingimustes, mis on nagu täiendatud nõuded ja kindlasti hea meelega ootan vastuseid, et see ongi see koht, kus siis saaks need asjad läbi rääkida ja vastused kõikidele teile küsimustele. Võib-olla kõigepealt nüüd hästi lühidalt seda ka, et mis firma Chemi-Pharm üldse on, et tegelikult on siis tegemist Eesti ettevõttega ja ikka veel on inimesi, kes seda ei tea, et see tuleb uudisena, et tõepoolest siis oleme 24 aastat Eestis tootnudki desovahendeid, antiseptilisi tooteid, puhastustooteid, et see on meie selline põhivaldkond ja just nimelt meditsiinivaldkond, ehk siis põhitooted, kes siis kasutavad, on meditsiiniasutused, hoolekandeasutused ja kõik muud terviseasutused. Aga ka praegusel ajal kindlasti lasteasutused näiteks, koolid, lasteaiad vajavad meie tooteid, nii et see valdkond on päris suur ja lai. Aga mis meid eristab, on kindlasti see, et juba algusaastatest peale on Chemi-Pharmi üheks olulisemaks aspektiks lisaks toodete toodete efektiivsusele on toodete ohutus. Et siinkohal ma pean just silmas kasutaja ohutus. See tähendab seda, et oled sa õde, hooldaja, varst, et kui sa paned toodet kätele või paned sa toodet nahale või kuskil kasutad, et siis ta ei tohi sulle tekitada ka pikemaajaliselt nagu kasutades allergiaid või nahaprobleeme, et ta peab olema ohutu. Ja kindlasti ka loodusohutus on siinkohal hästi oluline, et näiteks puhastustooteid võib kallata kanalisatsiooni, et ei teki selliseid ohukohti ka keskkonnale. Ja muidugi paneme ka südamele pakendi ringlust, sest kõik meie tooted, ma siinkohal näitan ka, siin pudelite all on siis selline kolmnurkne märgistus,
see tähistabki toodete pakendiringluse nagu sobivust ja kõikide pakendite puhul, mis teil siis hoolekandeasutuses tekib, nii-öelda jäätmena, et saab tühjaks, siis palume need eraldi konteinerisse panna või kokku koguda ja vastavalt siis pakendiringluse märgistusega konteiner siis viiakse ära ja seda tegelikult ka tasuta. Et sellele palun ka tähelepanu pöörata ja püüame seda keskkonda selle koha pealt ka säästa. Mis siis veel? Nii. Meil on ka lisaks Chemi-Pharmi nagu sellele põhivaldkonnale, mis on antiseptikumid ja desovahendid, on ka meil nüüd täiesti sellised uued suunad on siis Medihex ja Medihex kuulub siis või selle alla kuuluvad siis tulevikus ka ravimid, aga praegusel hetkel siis selline tootegrupp nagu ninasprei, bioblokk on siis selle grupi all ja lisaks siis D-Difference, mis on eksklusiivne kosmeetikasari, nii et meil on päris 3 sellist erinevat valdkonda ja proovime siis nendega nii-öelda toimetada ja laieneme ka, nii et sellel aastal hakkab meil juba uue tehase nii-öelda ehitus peale, et kogu aeg on arendus käib. Nii, aga kätehügieen, see tänane põhiteema ja põhiteema puhul siis esimese asjana kindlasti toon välja siis selle, et kätehügieeni toimingud ongi tegelikult vajalikud kõikidele inimestele. Et oleme me meditsiinitöötaja, oleme me hooldustöötaja või kuskil mujal, kus on siis nii-öelda vastutus teiste inimeste ees, kui nii võib öelda, siis tegelikult, et kaitsta siis nii iseend, kui siis neid kliente või patsiente vastavalt olukorrale, tuleb siis kätehügieeni reeglitest kinni pidada. Ja mis puudutab just nimelt meditsiinitöötajad või siis ütleme siis hoolekandeasutuse töötajad, on reeglite täitmine kohustuslik, sest see on vastutus patsiendi ohutuse pärast, et siin ka eelmine kõneleja just tegelikult seda sama rõhutas, et praeguses ütleme siis nii, et koroona tingimustes siis tuleb sellele veel erilist tähelepanu pöörata kõikidele nendele ohutusnõuete täitmisele ja lisaks sellele kõigele tegelikult on, ütleme, see puhtad käed ja eeskujulik kätehügien. Ma pean silmas just nähtav kätehügien. No kui tulevad näiteks külla ka omaksed või sugulased, siis et seda tehtaks nagu ka personali poolt nagu nähtavalt, et kui sa astud ruumi, ütled tere, sa teed käed puhtaks, sa astud välja, teed käed puhtaks, et see on visiitkaart. See näitab hoolivust, see näitab sellist arvestamist ja tõepoolest see on alati positiivne märk ja seda siis soovitan ka igal pool siis, kui see võimalus on ja see vajadus, siis tuleb seda ka siis teha. Kätehügieeni toiminguteks peetakse 3 toimingut, et on siis käte pesemine klassikaliselt vedelseebiga, on käte antiseptika, see on siis alkoholibaasilise tootega ja käte hooldus ehk siis naha kreemitamine. Ja kõik 3 on tegelikult võrdselt olulised seetõttu, et kui me nüüd töötleme käsi, igas mõttes, et me töö vajab seda, et me kinnastame, me kasutame antiseptikume, me peseme sageli, puutume võib-olla kokku ka erinevate muude ainetega oma töös, siis kindlasti kõik need 3 on võrdselt olulised. Ja kui nüüd alustada käte pesemise protsessist või toimingust iseenesest, siis tundub küll hästi lihtne, aga ka siin on omad sellised väiksed nüansid, mida tasub meeles pidada. No esimene asi käte pesemise juures on kindlasti see, et käed tuleb teha veega märjaks ja veetemperatuur ei tohiks olla liiga kuum. Nii uskumatu, kui see ei kõla, siis mida kuumem vesi, seda rohkem ta tegelikult nahka nagu kahjustab, tekitab sellist nagu veidi ärritust, et see veetemperatuur võiks olla selline mõnusalt soe. Ja loomulikult käed märjaks, siis võetakse vedelseepi, tuletan meelde, igasugused pulkseebid ja asjad ei ole lubatud kasutada ja siis juba hõõrdetehnika. Et hõõrdetehnika vastavalt juhenditele, seda kohe varsti näitame ka teile. Ja keskmine selline kätepesu hõõrdetehnika aeg on kuskil seal 15-30 sekundit.
Siis toimub loputamine korralikult ja kuivatamine. Ja kuivatamine loomulikult paberi või siis vastava ühekordse materjaliga, et nii-öelda need froteerätikud nagu vanasti, siis need samuti ei ole enam lubatud kasutada, et alati ikkagi ühekordne paber reeglina. Ja kui me nüüd lähme käte antiseptika juurde, siis kindlasti peale pesemist kohe antiseptikat tehes peavad käed olema korralikult kuivad, eks ole, et niiskele käele me nüüd antiseptilist ainet kindlasti ei pane. Ja kui me nüüd hakkame antiseptikat tegema, siis on hästi oluline just see, et me võtame pumbatäie ehk siis 3 milliliitrit vahendit kuivadele kätele ja hõõrume täpselt sama tehnikaga selle antiseptilise aine naha sisse. Ja seda siis 30 sekundi jooksul. Ja siin on aeg tegelikult hästi oluline, et ei tehtaks mingit tuulutamist ega ootamist ega pühkimist, vaid hõõrutakse seni kaua, kui käed on kuivad. See on äärmiselt oluline nii efektiivsuse kui siis ka tegelikult nahahoolduse, ütleme siis naha tervise seisukohast. Ja kui me räägimegi nüüd nahahooldusest ehk kreemitamisest, siis samuti, nagu ma ütlesin, on see hästi oluline, aga panen võib-olla südamele selle aspekti, et tuleks leida vähemalt 1 kord päevas. See kreemitamise aeg, mis on mugav, et kas siis hommikul enne tööd, lõunal kuskil kohvipausil või õhtul täitsa enne magama jäämist, et käel tekiks selline harjumus kreemi kasutada ja tegelikult on ka uuringud näidanud, et selline regulaarne, samaaegne kasutamine sobiva kreemi puhul, ehk siis kas niisutav või toitev kreem, annab hästi hea tulemuse ja käsi lihtsalt ei lähe katki, ta hoiab seda nahka nagu tervena, et see on hästi oluline, see regulaarsus. Siinkohal ongi siis nüüd need kätehõõrde tehnika liigutused. Ütlen kohe ära, et ei pea pähe õppima nüüd täpselt numbriliselt, et milline on esimene liigutus, milline teine. Oluline on tegelikult lihtsalt see, et me teeme neid hõõrdetehnika liigutusi kätel kogu laba käe piirkonnas. Ehk siis, et me ei unustaks sõrmevahesid, et me ei unustaks pöialt, et me ei unustaks nagu mõlemat kätt, ehk siis, et paremat vasakut, eks ole, ja kõik need liigutused, et käiks ära omal vabal valikul järjekorra mõttes. Ja samad liigutused, nagu ma just ütlesin, siis nii pesemise kui antiseptilise toimingu ajal. Ja võib-olla lisaks veel sellele hõõrdtehnikale, et neid tehnikaid või sellist nagu infolehte või sellist kleepsu juhendit saab tellida ja saate panna omal kraanikausti juurde või siis sinna klientide lähedale, kus siis seda kätepesu või seda toimingut tehakse, et see on selline väike meelde tuletav kleeps, et siis andke märku. Nüüd kätehügieenis veel, et mis puudutab toimingut, et millal siis pesta ja millal siis antiseptikat teostada, et see on niisugune tavapärane küsimus ja selline lihtne reegel on selline, et pesta nii vähe kui võimalik, nii palju kui vajalik. See tähendab seda, et me käsi peseme ka, ma pean silmas tööprotsessi ajal, mitte nagu isikliku hügieeni praegu silmas pidades, vaid töö ajal me käsi peseme ikkagi vee ja seebiga juhul, kui käed on määrdunud või mustad. Millegagi kokku saanud, kas siis kliendi eritistega või lihtsalt millegagi toidu või millegagi kokku puutes, siis me peseme käsi, loomulikult. Ja kui nüüd käed ei ole määrdunud, me teeme nii-öelda mõnda puhast toimingut, kas aitame kliendile või patsiendile kas riideid selga või kammime juukseid, siis tegelikult me teostame ainult antiseptilise toimingu, ütleme 2 kliendi või 2 patsiendi vahel ja vahepeal me käsi ei pea pesema. Miks see nii on? See on seetõttu, et tänapäeva antiseptilised tooted on tegelikult käsi säästvamad kui vesi ja seep, et see on selline uus uuring ja tõepoolest see seda kinnitab ka. Ja nagu ka reegel ütleb, siis peale ja enne igat klienti või patsienti, olenevalt siis olukorras kumb on, tuleb käte antiseptikat teha. Et antiseptika on alati enne ja pärast, aga kätepesu on siis juhul, kui seda vajadust on või käed on nähtavalt määrdunud. Ja tuletan meelde, et kindad siinkohal ei asenda antiseptikat. Et ka kinnastamise korral või kui protseduur nõuab kinnast, siis antiseptikat tuleb ikka teha ja kui on käed kuivad antiseptikast, siis vastavalt siis kindad peale panna. Nüüd,
No minul ei tööta täna sõir. Äkki keegi aitab? Ma rullin. Ei tee midagi. No jah, ei taha töötada millegi pärast. Et kohe proovime, äkki ta on välja tulnud sealt kuskilt. No ei tee midagi. Vabandame, kohe peaks saama korda. Millegi pärast siita nagu keerab. No nii, siin oli vaja. Klikki tahtis. Nii, väike vabandus, et siin tehnilised viperused, et see käib asja juurde. Aga just kinnastest, protseduuri kinnastest tahtsin ka natukene lühidalt rääkida, kuna see käib kõik kätehügieeniga kõrvuti ja tuletan meelde, et kindad, siis nii-öelda protseduuri kindad, ühekordsed kindad on, rõhutan just nimelt ühekordsed. Et need pannakse vahetult enne siis patsiendi või kliendiga töötamist kätte ja võetakse koheselt seal samas ka käest ära. Et paraku on olnud näha sellist asja, et kindad pannakse kuskil ruumis kätte, käiakse mööda koridori, võetakse veel mõni asi kaasa ja siis minnakse palatisse. Et selline toiming ei ole lubatud ja tõepoolest sel juhul on see oht tegelikult infektsioone kanda veel suurem kui paljakäsi. Et kinnas on ainult selleks konkreetseks toiminguks siis mõeldud. Lisaks see, et tõepoolest oleme ka sellist asja märganud, et on kinnas käes, tehakse mingi toiming ja siis võetakse antiseptilist vahendit ja tehakse nagu kindad puhtaks antiseptilise vahendiga ehk siis nagu piiritusebaasilise tootega. Ütlen kohe ära, et see ei ole mingil juhul lubatud, sest kindamaterjalid, ei nitriil, lateks ega vinüül ega ükski teine materjal ei talu alkoholi. Alkohol on oma omaduselt nagu lahusti ja ta lihtsalt ei ole enam turvaline, ta molekulid tõukuvad, viirused, bakterid käivad läbi kinda ja see ei ole ohutu toiming kindlasti mitte. Ja mis on kindlasti veel oluline on see, et kui on nagu näha, et kindad on katki või rebenenud või mis iganes, siis tuleb nad koheselt eemaldada ja loomulikult teostada mõlemad toimingud, siis nii pesu kui antiseptika koheselt, et peale kindavahetust. Ja nüüd väike selline kõrvalpõige toodetele või ütleme siis olukorrale, mis on viimase nüüdseks juba 1,5 aasta jooksul nagu toimunud. Ja pean silmas siis tooteid, mis on lubatud turule Eestis, aga ka osades teistes Euroopa Liidu riikides seoses koroona tõusuga, ehk siis on vajadus antiseptilistele vahenditele nii palju tõusnud, et anti luba toota siis erinevaid alkohole kätte antiseptikaks. Ja siis kui muidu on nagu see, et kõik need alkoholitarnijad peavad olema heaks kiidetud ja need on registreeritud ja testitud ja kõik nii edasi, siis praegu see luba nagu lubab põhimõtteliselt igal ühel, kellel on mingi alkohol õige protsendiga, tulla turule, panna silt peale, et sobib. No hetkeks oleme nüüd näinud selliseid olukordasid, et see on toonud rohkem muret kui kasu, kahjuks. Et mõte oli küll hea ja eesmärk tõesti oli õilis, et kõigile soovijatele sellist toodet pakkuda, nii desovahendeid kui antiseptikume, aga paraku jah, tuli turule tooteid, mis ei vasta nõuetele ja mis kõige kurvem on ka sageli inimesele ohtlikud. Et see on nüüd selline nii-öelda kahtlased kätepuhastusvahendid nime all grupp ja kindlasti võib-olla olete isegi märganud, et kas kuskile poodi minnes on seal dosaator, panete käe alla
toode lõhnab kummaliselt, on selline veniv või tekitab ärritust, et sellega seoses on meil olnud tõesti 1,5 aastat hästi palju tööd ja miks meil sellega veel hästi palju tööd on olnud just seetõttu, et on nii-öelda ka võltsitud ehk pandud siis teine toode meie pudelitesse. Ja see tähendabki seda, et see etikett toote peal ei ole siis sisuga samaväärne ja pöördutakse meie poole, kui tekib allergia või probleem, siis vaadatakse, Chemi-Pharm võetakse meiega ühendust, aga tegelikult on asi või see aine, mis seal sees on, absoluutselt midagi muud ja ei vasta mingitele nõuetele. Et selliseid asju tuleb ette ja mis see nagu toob sellise halva poole veel juurde, on kindlasti see, et inimesed hakkavad vältima ja ongi hakanud vältima, et ei juleta puutuda neid dosaatoreid, mis on kuskil kontorites või poodides, minnakse ringiga mööda, et oi, seda ma kätele panna ei taha ja see tekitabki sellise tunde, et kõik antiseptikumid on pahad, et ei meeldi, lõhnavad halvasti, tekitavad sügelust, kipitust, et tegelikult see nii ei ole, et praegu on ikkagi nii Terviseamet kui meie kui ka teised ametid oleme võtnud täitsa ette selle teema, kontrollime pudelite sisu ja et see vastaks siis etiketile, see on selle kõige tähtsam siis nüanss. Ja seda kindlasti ka palume teil, kui te märkate, anda siis kas Terviseametile või meile või kellelegi teisele edasmüüjale teada, et me saaks sellega tegeleda, sellel tähelepanu pöörata. Ja väärkasutus ja võltsimine, et siin ongi see oht inimestele just, et sageli kasutatakse biokütuseid, erinevaid metanoole ja muid selliseid sünteetilisi alkohole, et pannakse lihtsalt kiri peale, et sisaldab alkoholi 70% ja kogu lugu, aga millist alkoholi ja mis on lisaained, et see jääb nagu poolikuks. Ja see tekitab inimestele päris suuri nahakahjustusi, ka täiesti kohtulahenditeni välja, et siin kõige kuulsam oli Tartus, kui Selveris kallati torusiili, kallati siis meie pudelisse, inimene pani kätele ja tekkisid põletused. Et pöörake sellele ka oma asutustes tähelepanu, et alati oleks õige toode õiges pudelis. Et see puudutab nüüd mitte ainult antiseptilisi tooteid, vaid tegelikult kõiki tooteid. Et see on nagu selline märksõna. Nii, aga antiseptiliste vahendite märgistamine hoolekandeasutuses, see on täiesti omaette grupp või nagu teema täna ja see puudutab just nimelt seda, et tihti ka täos täidetakse, just jätkuks sellele eelmisele jutule ja kuigi ütlen kohe ära, et tegelikult meditsiiniasutustes ei ole lubatud ei antiseptilisi tooteid, desovahendeid ega siis ka seepe midagi täita, nii-öelda taas täita teistest pudelitest, aga siin on nagu selline, kuidas öelda, et asutuse sisekorra eeskirja nagu järgi, kui see luba on antud kanistritest täita, siis kindlasti on paar sellist nagu punkti, mida peab selle juures siis meeles pidama, kui seda täitmist siis tehakse. Ja esimene asi on kindlasti see, et just see sama, mis ma just enne ütlesin, et pudel ja sisu peab olema vastavuses, et kui mul on siin Chemisept Hand-Tess, siis kindlasti ka kanistrist ma pean seda täitma Chemisept Hand-Tessiga, et see on see esimene reegel. Teine asi on see, et on minu käest küsitud, et näiteks, et mul on pudel on siin Chemi-Pharmi toode, Chemisept Hand-Tess, aga kanistris on mul küll sama firma toode, aga lihtsalt näiteks vedel antiseptiline toode, et kas võib neid siia sisse kallata, et sisu on natuke erinev, aga tootja on sama, siis paraku ka see ei ole lubatud, sest et osad toimeained ja asjad ei ole päris samad ja selline kasutus ka ei ole lubatud. Nüüd, mis puudutab täitmist ise, siis täitmiseks peab eemaldama, eks ole, pumba. Ja kui nüüd seda täitmist kõrvalt nagu vaadata, et kuidas seda teha, siis alati peab arvestama sellega, et kui te selle pumba eemaldate, siis ta on nii-öelda lukustusest lahti, ta on avatud ja garantii läheb alati sel juhul kasutajale. Et sel juhul garantii enam tootjale ei kehti. See on üks asi.
Teine asi on see, et kui te kanistrist kallate, siis pumba te peate alati panema kõrvale puhtale pinnale. No näiteks võtate puhta paberi, asetate pumba selle puhta paberi peale, et ta ei saastuks, et see pumba sisemine osa ei saaks mingi eritise või mustusega kokku. Ja kui nüüd ära täidate, siis kallate otse pudelisse, see tähendab seda, et mingeid vahenõusid ei ole soovitav kasutada, abivahendina võiks näiteks pumpa kasutada, see lihtsalt lihtsustab kanistrist täita ja koheselt uuesti see pump pudeli peale tagasi. Jutu mõte on see, et mitte mingit pumba ega pudeli pesemist veega teha ei tohi. Mitte mingil juhul, sellepärast, et vesi ise vee sees on bakterid, mikroobid ja see tekitab kohe keskkonna, kus siis mikroobid hakkavad vohama, kasvama. Ja loomulikult, kui te veega pesete, siis te ei saa seda ju puhtaks, kuivaks, teda ei saa kuidagi kuivatada ja seetõttu selline toiming siis ei ole lubatud. Täidate ära, panete pumba peale ja nüüd välispinna, pudeli välispinna küll. Me võtame desorätiku selleks ette nähtud kiirdeso vahendiga ja siis välise pinna käime üle ja paneme oma kohale. Ja niimoodi on tegelikult siis pudel täidetud, ütleme siis nii, et ohutult, et ei tekiks mikroobide kasvu ja mingit ohtu. Nüüd tuletan muidugi meelde, et kui on pudel väliselt määrdanud, kas eritistega, on ta lihtsalt näete, et ta on must, eks ole, ta on räpane, musta käega on puututud, siis tegelikult me ei hakka mingit pudelit pesema ega midagi tegema, siis me selle pudeli utiliseerime, ehk siis vahetame ja asendame uue vastu. Et see on kindlasti reegel, et selliseid räpaseid musti pudeleid me kasutada ei tohi. Mis puudutab nüüd pudeli märgistamist, siis toome välja just selle, et on soovitav siis pudeli peale, kui te täidate, kirjutate selle täitmise kuupäeva. Ja tegelikult see täitmise kuupäev, et kas te nüüd panete markeriga, mõnel on kleepsud, mis iganes, peaasi on see, et see kuupäev on nähtav ja igaüks saab siit siis vaadata, mis kuupäeval siia pandi see puhas ja värske toode sisse, et teda nagu taaskasutada. Ja kindlasti on see oluline ka see, et see näitab selle avatud toote säilivusaega. Ja et näiteks kui mul on siin jaanuar 21, eks ole, siis praeguseks me saame küll vaadata, et kui siin pudelis on ikka sama toode ja kuupäev on jaanuar, siis ilmselgelt siin ei ole, selles osakonnas ei ole toodet kasutatud ja kätehügieen ja käte antiseptika on olnud puudulik. Et selle järgi saab seda ka hinnata, kas osakond või töötajad siis korralikult teostavad kätehügieenireegleid. Teine asi on muidugi see, et mis puudutab pudelite täitmist üldiselt, siis siin alati on olemas lotnumber, see on säilivuskuupäev ja see kuupäev on nüüd see viimane kuupäev üldse, kui üldse pudelit tohiks kasutada. Reeglina on see 3 aastat. See tähendab seda, et 3 aasta jooksul võid sa seda pudelit kasutada, siis tuleb muretseda uus pudel ja saab jälle 3 aastat kasutada. Kui see kuupäev on läbi, siis tegelikult see pudel ei ole enam nii-öelda hügieeniline üheski mõttes ja palju küsitakse ka, et mis siis juhtuda saab. No otseselt ei ole nüüd mingit suurt ohtu, ütlen kohe ära, aga paraku need plastikad, millest on pudelid tehtud, neil on nii-öelda selline säilivusaeg just sellepärast, et alkoholiga kokkupuutel või ka mõne teise toorainega kokkupuutel nende selline koostis hakkab muutuma ja ta võib eritada või siis sellele aine sisse nii-öelda tekitada lisaaineid. Ehk siis pudel hakkab lihtsalt lagunema, ütleme siis lihtsamalt niimoodi. Ja see ei ole kindlasti lubatud, nii et siis jälgida seda lõppkuupäeva ka. Nii. Antiseptiliste vahendite märgistamine, et sellest me nüüd rääkisime, et täidate pudeli ära, panete kuupäeva peale, eks ole, aga kui nüüd on dosaatorid, mida te täidate, näiteks automaatdosaatorid, kinnised korpused, siis tuletan meelde, et praegu nii Terviseamet kui Tarbijakaitse käivad ja kontrollivad, et kui ei ole näha toote sisu,
ehk siis just nimelt vahendi nime, eesmärki, ohutusnõudeid, siis koostist ei ole nähtavalt näha, et ta on seal sees, pudel on näiteks dosaatori sees peidus, siis tuleb dosaatori peale kas siis tellida vastav kleeps juhendiga või A4 panna kuhugi sinna lähedale tootejuhend toote kohta, kõik, kus on eesti keeles kirjas, või leida mingi muu lahendus, aga sellist kinnist karpi, kus kasutaja ei näe toote sisu, sellist pakendit nagu kasutada ei tohi, et tuleb leida siis see võimalus, see info sinna juurde panna. Nii, aga antiseptikumide toime ja koostis, et tegelikult ka see on hästi oluline, et olen 10 aasta jooksul siin Chemi-Pharmis kokku puutunud just sellega, et ma ei taha antiseptikume kasutada, et nad rikuvad mu käed ära. Et see on selline arvamus, mis on tulnud nagu tegelikult paarikümne aasta tagusest ajast, kui tõepoolest toote koostised olidki absoluutselt teistsugused. Kasutati erinevaid alkohole, kasutati erinevaid lisaaineid ja nii edasi. Ja võib tõesti öelda, et tolle aja tooted tegid kätele liiga. Mis puudutab nüüd praeguseid tooteid, siis tõesti julgen öelda, et tooted on äärmiselt ohutud. Näiteks meie toodete põhitoimeaine on puhas etanol, etüülalkohol siis, koostises on 73,5 grammi puhast alkoholi, pisike osa vett, eks ole, kuna piiritus ise on üle 90 kraadi, et siis see väike osa vett on tegelikult vajalik, et saaks naha sisse imendada. Eks, kui me paneks täitsa puhta piirituse, siis tegelikult see efekt ei olekski nii hea. Ja loomulikult ongi siis nüüd see järgmine asi, mis toote koostises on niisutuskomponent. Niisutuskomponent võib olla kas üks aine või segu mingist niisutusainetest, aga kindlasti neid on alati igas käteantiseptikumi sees, eks ole, glütseriinid, pantenoolid ja nii edasi, et need on alati olemas. Ja kogu lugu, et tegelikult see ongi kogu koostis, et siin ei ole ühtegi sellist ainet, mis võiks allergiat tekitada, kõik ka niisutusained on alati testitud allergeenide suhtes, nii et probleeme reeglina ei esine. Ehk siis me ei kasuta lisaaineid ja me ei kasuta sünteetilist alkoholi, et need on need asjad, mis siis tagavad selle ohutuse, et ei pea kartma. Aga üheks selliseks nüansiks võib-olla teile infoks toon ka selle välja, et erinevad tootjad näitavad alkoholisisaldust erineval moel. See tähendab seda, et kõik teavad, et alkoholi peaks olema üle 70%, aga protsenti saab näidata mahu ja massiühikus. Ja tihti see tekitab eksitusi, just nii-öelda sellist turule tulnud natukene võib-olla mitte teadlike tootjate poolt, et pannakse mahuprotsent, aga mahuprotsent ei ole vastavuses siis grammidega, ta on mõjutatav siis temperatuurist ja kõigest muust ning meie seetõttu näitamegi alati grammi 100 grammi kohta, et see on nagu konkreetne tähis, konkreetne koostis, seda ei saa muuta, see ei muutu temperatuurist ega millestki muust ja näitab tõepoolest seda efektiivsust siis vajavat alkoholisisaldust õigena, et siis alati selle tähelepanu pöörata. Ja mis puudutab nüüd antiseptikumide, siis eks ole alkoholi sisaldavate toodete sellist efektiivsust, siis alkohol iseenesest siis toimib väga hästi nii gram-positiivsetele kui gram-negatiivsetele bakteritele, tuberkuloosi tekitajale, seentele, ümbrisega ja ümbriseta viirustele, sealhulgas siis loomulikult ka COVID ja koroonaviirus, eks ole. Nüüd, millele alkohol iseenesest ei toimi, on spoorid. Spoorid, kõik elus, eks ole, me ei saa päris kõike nii-öelda eemaldada inimnahalt või siis elavalt organismilt, aga näiteks pindadelt siis on siis võimalik spoore eemaldada juba teiste ainetega, kui see vajadus on. Aga kindlasti teatakse või tuntakse, et alkoholil on, eks ole, ta on tuleohtlik, selleks ka on vastav märgistus ja tuntakse või teatakse, et ta kuivatab nahka. Jah, tõepoolest, puhas alkohol kuivatab nahka, aga just need samad niisutavad komponendid on siis need, mis tegelikult teevad selle toote ikkagi nahka pehmendavaks, mitte nahka kuivatavaks, et see on viidud nagu tasakaalu.
Ja kui nüüd küsida, et nii, jälle kiilus mul kinni see asi, vajutan, keeran, ei midagi. Ma ei tea. Aha, nüüd jälle, ta kuidagi ei anna ühendust vahepeal. Nii, et kuidas valida antiseptikume, et siis siin on üks tabel ka, kusjuures infoks, et seda tabelit saab meil tellida, me võime vabalt seda saata, kui tekib küsimusi. Ja seal on siis ära toodud erinevad vahendid, kontsentratsioonid, toimeaeg, standardid, et kõik selline vajalik info ja just on ära toodud ka tegelikult see, et kas ta on siis keeljas või vedelik, et mis siis neid eristab, et saate ise vastavalt valida. Ja kui nüüd rääkidagi lähemalt natukene keeljatest ja vedelatest toodetest, siis põhiküsimus, et kumba ma peaks eelistama. Lihtne vastus on see, et valik on tegelikult täiesti teie. Nii vedelad tooted kui keeljad tooted on kõikidele standarditele vastavad, oma koostiselt hästi sarnased, ainult keeljas toode on veidi viskoossem, et kui nüüd näidata ka, et ta pudelist tuleb nagu juana, ta ei pritsi, see ongi see eelis, ja sooja käe peal tegelikult läheb vedelaks, et ta ei ole selline paks ja rulliv, ta ei ole häiriv, ta on hästi selline mõnusa koostisega ja imendub ka kätte väga hästi. Et kui rääkida hoolekandeteenustest, siis kindlasti mina eelistaksin keeljat toodet, aga kui on teised soovid, siis alati saab siis tellida ka vedela konsistentsiga toodet. Nii, aga väike kokkuvõte nüüd. Kui nüüd rääkida kasutusvõtetest, siis tuletan veel kord meelde, et antiseptikumi puhul üks pumbatäis on alati 3 milliliitrit, see on juba see doseering on alati pumbal juba nagu olemas, et ei pea seda kuskilt kuidagi mõõtma ja hõõrute selle 30 sekundi jooksul naha sisse. Nüüd selgitan ka, et miks see on hästi oluline, et üks asi on see efektiivsus, nagu ma juba varem mainisin, aga teine aspekt on veel ja see on see, et need samad niisutavad ained, millest me hetk tagasi rääkisime, need glütseriinid, pantenoolid, aloe verad, mis on siis käe niiskuse tagamiseks toote sisse pandud, need peavad jõudma naha sisse, sest kui me nüüd paneme toote ja hakkame teda tuulutama, lihtsalt ootame, et ära kuivab, siis need ained jäävad naha peale ja kuivavad siia ja tekitab sellist nagu kleepimist või sellist nagu häirivat tunnet ja siis teile tihti öeldaksegi, et aga mulle toode ei meeldi, ta kleebib. Tegelikult ei kleebi, kui käte sisse hõõruda, ta imendub ilusti naha sisse ja mitte mingit tunnet teile ei jää, on efektiivsus tagatud ja on ka naha niisutamine tagatud. Et nii nagu ka näiteks kätekreemi puhul, me oleme ju harjunud, et me ikkagi hõõrume nii kaua, kui kreem on naha sisse imendunud, siis täpselt sama toimib ka antiseptikumiga. Nüüd teine asi, mis puudutab, et kas toode siis peab sisaldama mingeid aineid või ei pea sisaldama, et see valik on tõesti teil, et kas pantenooliga, aloega, glütseriiniga või mitte. Ainus asi, mis võib-olla meditsiiniasutustes välja tuuakse antiseptikumi koostise puhul või siis veel välja tuua, on see, et kas tal on lõhnaaine sees või ei ole. Reeglina meditsiiniasutustes ei lubata lõhnaainetega antiseptikume, aga näiteks poodides või jaekettides siis miks mitte, et tal on lisatud mingit muud ainet, mis siis lihtsalt tekitab sellise meeldiva aroomi, et see alkoholi lõhna natukene nagu peita, ütleme siis nii. Aga jälle tuletan meelde, et põhimõtteliselt koostist, nii-öelda seda toimet ja efektiivsust tegelikult see ei mõjuta. Nii, antiseptikumid, et kui nüüd minna antiseptikumide juurde, siis kõigepealt tahan meelde tuletada ühte äärmiselt olulist asja ja see on see, et kõik tooted, mida hoolekandeteenused, mida meditsiinis, perearstid, kus iganes kasutavad, kaasa arvatud näiteks ilusalongid, peavad olema standarditele vastavad. Ja 2 kõige tähtsamat standardit, mida toote peal on nõutud, neid võib alati olla rohkem, näiteks meil sellel tootel on kuskil siin 7-8 erinevat standardit, aga 2 kõige tähtsamat on siis EN 1500 ja EN 120791. Need on siis kirurgiline, hügieeniline standard ja see peab alati olema tehtud.
See tähendab seda, et see peab olema ka toote peal välja toodud. See näitab, et toode on konkreetsete haigustekitajate suhtes testitud. Ja see annab selle turvalisuse, selle kindluse, et toode toimib. Ja kindlasti siis, mis puudutab nüüd hügieenilist ja kirurgilist antiseptikat, siis ilmselgelt kirurgilist hooldusasutuses vaja ei lähe, see on nii-öelda kõrgem tase, aga hügieeniline antiseptik ongi see sama, et panete käte peale ühe korra, 30 sekundi jooksul lõõrute käte sisse, et see sama tegelikult tähistab seda. Ja toodetes siis Chemicet Hand Test, see sama, mis mul on siin ka enda juures laua peal, on kõige enam kasutatavam tegelikult siin nii Euroopa riikides, Skandinaavias, Eestis, ka mujal ja tõesti neist ka kõige sellisem ohutum siis just selle koha pealt ka, et ta ei pritsi ja ta ei lendu, et ei hinga inimene nii palju seda alkoholi siis endale sisse. Teine toode on Chemicet 80, mis on väga populaarne just näiteks kirurgias, siin kirurgide kasutuseks on siis vedela konsistentsiga toode ja tema koostises on ka pantenooli, mis rahustab nahka ja nii mõnigi ütleb, et hästi mõnusa pehme siidise koostisega, et selline toode. Ja kui nüüd minna antiseptiliste toodete pealt kätehügieenis rääkisime ka kätepesust, siis ka seebid tegelikult on äärmiselt oluline pesuvahendid, millega siis oma käsi pesta hooldusasutuses. Ja miks see oluline? See on sellepärast, et osad seebid, mis ei ole profitooted, nimetame neid jaemüügi kettides olevad seebid, on hästi kontsentreeritud ja selline kontsentreeritud seep paraku ka kuivatab käenahka tuntavalt rohkem kui nüüd professionaalse tootja poolt siis pakutavad seebid. Ja üks selline hea näide on siis CP Wash Lotion, mis on vedelseep tundliku naha puhastamiseks ja nii kätele kui kehale sobib. Ja see seep on ka siis tegelikult saavutanud EU siis Ecolabels sertifikaadi, ehk siis teda on testitud ka väga-väga tundlike inimeste puhul, kellel on hästi palju allergiaid või nahaprobleeme ja on läbinud siis selle nagu testi ja võime julgelt soovitada kõikidele. Ja nagu ma just ütlesin, nii kätele kui kogu kehale, et hooldusasutuses sa ei pea tellima mitut asja, et piisab ühest. Ja järgmine toode võib-olla kiirelt läbi käies on siis Vision, see on nüüd kreemalusel, see on nüüd täiesti teistsugune seep, see on seep, mis sisaldab lisaks puhastavatele ainetele ka selliseid kreemiosakesi. Ja kui te nüüd pesete, siis pesemise ajal need kreemiosakesed jäävad nahka kaitsma, imenduvad naha sisse ja tekitavad sellise kerge niisutamise ja käsi ei lähe nii kergelt katki. Aga rõhutan, et selline kreemalusel seep ei ole mõeldud tegelikult patsiendi või kliendile, vaid on mõeldud ikkagi personalile, kes on nagu töö pärast sunnitud hästi sageli käsi pesema. Et see on hästi oluline, et alati tuleb siis vahet teha, et mis on kliendile, mis on personalile. Aga jälle valik on tegelikult asutusel, et ta saab valida nendest toodetest. Ja meie valikus on ka tegelikult piimhappega toode, seda on hästi sageli küsitud, et kas meil on mõeldud toode intiimpesuks, jah, on küll, ja seal on just eripära see, et ta sisaldab piimhappebaktereid, mis hoiavad naha pH tasakaalus ja ei lase siis seeninfektsioonidel vohada, et ta on niisugune hästi-hästi tundlikule nahale ja nahapiirkonnale siis. Ja kätehooldusvahendid hästi kiirelt, need ka läbi käies toon võib-olla välja selle, et oluline võib-olla ei olegi see, et mis kreemide nüüd, kelle või millise tootja kreemide kasutate, vaid just see, et teate, mida see kreem endast kujutab, et mis on tema eesmärk. Ja seetõttu olemegi kreemid jaganud nagu 3 gruppi ja on siis kaitsekreemid, on niisutavad kreemid ja toitvad kreemid. Ja tegelikult igal sellel kreemigrupil on oma väike eripära, et millal teda kasutada ja mis on selle kreemi nagu see põhiomadus.
Nüüd kaitsekreemide puhul toon alati välja selle, et kreeme kasutatakse enne tööd. Ehk siis mõte ongi selles, et ma panen kreemi kätte ja lähen oma toimingut tegema, no näiteks just nimelt hooldustöötaja, kes siis vahetab mähkmeid, peseb, toimetab, kinnastab, kõike peab tegema, et siis see kaitsekreem hoiab teda päeva jooksul seda nahka nagu tasakaalus. Ja toime sellistel kreemidel on 4-5 tundi kuskil. Et sellel 4-5 tunni jooksul teisi kreeme sinna peale panna ei saa, ta ei lase läbi, sest tal on nagu selline vett tõrjuv kiht, et see tekitab tihti segadust, et kuidagi ei imendu need teised kreemid, aga tõepoolest ei imendugi, et see ongi kaitsekreem ja piisab kuni peaaegu õhtuni välja sellest kreemist. Nüüd niisutavad kreemid seevastu on just sellise grupi kreemid, mida võib nagu kasutada nii sageli kui soovid, kas või 10 korda päevas. Ta imendub ruttu, ta annab hästi kiire sellise niisutava efekti, aga tal ei ole püsivust. Ehk siis kui sa hakkad toimetama kätega, kinnastama, pesema, siis toime kaob hästi ruttu. Ja toitvad kreemid on nüüd seevastu need, mida me eelistame või soovitame just nimelt õhtu kasutada. Et peale tööd, kõige parem isegi ööseks, sest need toitvad ained, mis kreemis on, tahavad natukene kauem naha sisse imenduda, tahavad seda aega, et need toitained siis saaks oma efekti nagu anda. Ja muidugi neid võib ka päeval kasutada, aga lihtsalt parema tulemuse saamiseks soovitame siis õhtul. Ja kaitsekreemina võib-olla kiirelt välja tuua, sest ma tean, et need on ka väga paljudes hoolekandeteenuste hangetes ja valikutes olemas, on Bioklav Gear, see ongi siis see vett tõrjuva kihiga kaitsekreem, eks ole, hommikul peale panna 4-5 tundi ja siis saab jälle kasutada teisi tooteid, et siis tagab sellise vett tõrjuva kihi. Niisutavatest kreemidest on praegu kõige sagedasem CP Hand and Body Cream, 25%, ja see 25% tähendab tegelikult lihtsamalt öeldes sellise rasvasuse astet, ehk siis ta on hästi rasvane, sisaldab vähem vett, imendub kusjuures väga hästi, aga miks see rasvasisaldus on suurem, on just sellepärast, et me oleme Põhjamaa inimesed ja sellisel külmal, niiskel ja eriti just talvisel hooajal on sellised kreemid nagu väga head kätele ja nagu ka nimi ütleb, siis tegelikult see kreem sobib ka väga hästi nahale, kogu kehale, nii personalil kui siis ka tegelikult ka patsiendil või siis kliendile kasutamiseks, et väga selline mõnusa niisutava toimega. Ja toitvatest kreemidest on muidugi meil kõige populaarsem on siis Biogear ja Biogear on uurija hyaluroonhappega. Ja need 2 ainet siis on naharakke nagu uuendava või toitva toimega ning uurija eriti veel, kus on nahalõhed, kus on hästi ketendav või kuiv nahk, siis väga hea tulemus. Ja just nagu ma ennegi ütlesin, siis soovitan panna õhtuks, kui käsi on rahunenud, sa ei pea rohkem teda pesema ega töötlema, et need toitained jõuaks siis sügavale nahakihtidesse. Ja desinfektandid, et hästi kähku nüüd ka nende kasutusest paar aspekti, mis on vaja teada, et kuidas on õige, mis on oluline. Ja nii nagu ka kätetoodete puhul, siis desotoodete puhul on täpselt sama nõue, see, et toode peab olema tal peab olema sertifikaat luba kasutada ja selline tähis on siis selline C-märgistus, mis on alati toote peal kirjas ja peab olema ja see C-märgistus tähendab seda, et toode on mõeldud meditsiiniseadmetel kasutamiseks. Lihtsamalt öeldes tähendab see seda, et see on testitud haigustekitajate suhtes, et kui ma pinna teen tootega üle, võtan proovi, siis tõepoolest ta neid haigustekitajad ka seal hävitab. Ja see võib tekitada segadust näiteks, et medical device ehk meditsiiniseadmed, et tihti öeldakse, et ilusalongis mul ei ole meditsiiniseadmeid, siis see ei loe. Seesama standard kehtib nii hoolekandeteenuste, haiglate, ilusalongide kui ka teiste asutuste, kes pakuvad inimesele teenust, eks ole, et sama standard kehtib. Ja see peab tootel jälle peal olema. Aga tootest ise. Toode, kõige sagedasem toode on siis alkoholibaasiline baktitsiid ja nendest siis kõige uuem toode on tegelikult baktitsiid AF, mis on siis natukene uuendatud koostisega ning mis on toote eesmärk? Toote eesmärk on see, et
nagu ta nimi ütleb, kiirdeso vahend on siis see, et 30 sekundi jooksul saan ma vastavalt pinnalt hävitada kõik mikroorganismid, eks ole, viirused, bakterid, seened, mis iganes. Eeliseks on see, et tõepoolest ta on hästi kiire ja toimiv, aga tal on ka paar miinust. Üks miinus on see, et see toode ei puhasta. See toode on mõeldud ainult ikkagi puhtale pinnale, pinna kiireks desinfitseerimiseks. Puhast pinda me peame silmas seda, kui me ei näe mingit nähtavat eritist, mustust, ühesõnaga silmaga me ei näe midagi. Pind on töödeldav, töötled ära, 30 sekundit ja korras. Teine asi, mis on võib-olla väikeseks miinuseks, on see, et kuna ta sisaldab üle 70% alkoholi, siis alkohol on, nagu ma ütlesin, hästi selline, natukene tugev aine, et näiteks kunstnahal või mingitel õrnematel materjalidel, silikoonil või kuskil, siis ta ei sobi kasutamiseks. Et selleks siis on juba olemas alkoholivaba toode, millest kohe räägime, aga peab siis teadma, et kus siis tohib kasutada, kus ei tohi, eks ole. Üldpinnad, lauad, kõik metallist, ukselingid, lülitid, kõik seal on ta täiesti sobilik ja sobib ka materjaliga. Aga nüüd kasutamisest. Kui me räägime kasutamisest, siis väga sageli te olete näinud selliseid pihustuspudeleid, kas siis pooleliitrised või liitrised, siis tuletan meelde, et otse pinnale pihustamist enam teha ei tohi. Ja siin on päris mitu põhjust. Koroonat silmas pidades, siis kõige tähtsam selle juures on see, et kui me nüüd pihustame toodet pinnale, siis me tegelikult lennutame need viirusosakesed laiali. Ja selles ruumis siis inimene võib need sisse hingata, eks ole. Teine asi on see, et üldse, et kui me pihustame, hingame sisse, me levitame seda laiali, see ei ole kindlasti ohutu. Ja üks põhiline aspekt veel, miks sellist pihustamist enam teha ei lubata, on see, et inimesed ju peale pihustamist tahavad mehaaniliselt ka selle pinna üle töödelda ja teevadki seda, aga nad teevad seda kohe, ehk siis pihustavad, võtavad rätiku ja tõmbavad üle. Lihtsamalt öeldes nad tegelikult kuivatavad selle pinna ära ja toimeaeg ehk 30 sekundit ei saa seal pinnal olla. Kuidas siis teha? Toode ise on ju iseenesest mugav, kui tal on see pihusti peal, siis sa võtad kohe selle rätiku või paberi, vastava materjali, mis on, eks ole, ja pihustad selle nüüd käes märjaks ja nüüd, kui see paber või rätik või mis sul on täiesti märg, töötled selle pinna mehaaniliselt, eks ole, viskad selle kas paberi ära, mis sul on, ja oled lõpetanud, sest et pind on märg ja ta jääb toimima. Toimeaeg on olemas ja on ohutu. Et otse pinnale pihustamist palun mitte teha. Ja muidugi, kui päris aus olla, siis lihtsam olekski võtta juba eelniisutatud rätikud, neid on erinevas mõõdus, hästi mugav. Teed lahti, võtad rätiku, töötled pinna, viskad ära ja sul on see pind nii-öelda mikroobivaba. Nüüd, kuidas pakendit avada? See on kõikide purkide, kõikide selliste pakendite puhul, kui ma nüüd esimest korda võtan toote kasutusele, siis üks asi veel, et palun panna kuupäev, siin on ka selleks täiesti koht olemas, kus panete avamise kuupäeva, eks ole, aga enne kui ma hakkan avama, teen käed puhtaks. Käed teen puhtaks, võtame selle klapi ära, nii, ja nüüd siin te näete on kile. Seda kilet palun mitte eemaldada. See kile on tegelikult oluline, et see jääb peale, aga te teete ainult siia keskele augu. Et hetkel mul ei ole praegu ühtegi puhast instrumenti, ma teen käega, ma tegin käed puhtaks ja tõmban selle salfretiku otsasid keskelt välja. Et tal on siin see ots olemas, nii, ja nüüd asetan selle läbi selle kaane avause ja hakkan kasutama. Mõte on selles, et see kile jääb peale. See tagab selle niiskuse, selle puhtuse. Just nimelt alkoholirätikute puhul see, et ta ei kuivaks ära, eks ole. Ja nüüd hakkate siit siis rätikut võtma. Praegu hetkel ei tule. Nii, jäi praegu kinni siia mul. Aga hakkate siis tõmbama rätikut ja kui olete ära kasutanud, panete kaane kinni, et ta siis ei kuivaks, eks ole. Nii, aga toode, kui me nüüd räägime alkoholivabadest toodetest, siis siinkohal on siis Steriset Vibes ja nagu ka värvi järgi näete, toonid on erinevad, et ei tekiks eksimust. Alkoholivaba toote puhul on samuti plussid, miinused,
Plussiks on see, et toode lisaks desinfitseerimisele ka puhastab. Et kui baktitsiid ja alkohol ei puhasta, vaid ainult desinfitseerib, hävitab viirused, bakterid ja 30 sekundiga, siis alkoholi vaba toode on nii puhastava toimega kui desotoimega ja tal on ka pikem toimeaeg. Ja toimeaeg võib olla 1-5 minutit vastavalt siis selle haigustekitajast, aga kuna ta on pinnal ja ta jääb sinna, seda ei pühita ega töödelda üle, siis tegelikult ei sega see aeg sugugi, et ta toimib ka väga hästi. Nüüd täpselt samamoodi purk, eks ole, on avatud, auk on sees, rätikud tõmbate välja, eks ole, eelnevalt siis olete käed ära puhastanud ja nüüd üks selline näide, et kui mul on juhuslikult pinna peal näiteks eritist, mustust, silmaga nähtavat eritist ja mustust, siis selle tootega ma võin puhastada. Ma võtan esimese rätiku, töötlen selle pinna, nii, viskan selle rätiku ära, esimese rätiku ma puhastasin. Nüüd võtan samast purgist teise rätiku, nii, ja teen teise töötluse samal pinnal. Ja selle teise rätikuga ma nüüd jätan selle pinna desinfitseerima. Eks ole? Ehk siis, et ma ei pea otsima kuskilt mingit puhastusainet, ma saan toimetada ühe selle sama tootega, aga 2 rätikuga. Ja kui on näiteks pind lubab, mul on seal näiteks mingi öökapp või midagi, siis ma võin neid kõrvuti kasutada. Et esimese rätiku võtan sterisepti ehk alkoholivabad rätikud, mis puhastavad, töötlen pinna ja teise rätiku võtan juba alkoholirätiku ja töötlen pinna üle. Neid võib kõrvuti kasutada. Aga loomulikult tuleb vaadata, kas pind siis talub alkoholi või ei talu. Ja võib-olla mida veel välja tuua Sterisept Vibesi puhul on see, et näiteks kui on kunstnahast kušetid asjad, siis täiesti võib kasutada selleks eesmärgiks, et ta ei riku seda materjali, seda nahka ja ta hoiab need nagu korras ja samuti ka siis desinfitseeritud. Aga üks selline aspekt, kus ma seda toodet soovitan, on kindlasti mobiiltelefonid. Ja nagu teate, siis praktiliselt meil kõigil on alati mobiiltelefon käepärast ja kasutame seda ka oma tööl olles, eks ole. Ning kui nüüd võtta proove, siis proovid ütlevad seda, et telefon üks mustemaid kohti. Et tõepoolest me kätega kogu aeg kasutame, paneme siia, sinna, võtame, tõstame, siis olen soovitanud, tegelikult see on olnud Põhja-Eesti regionaalhaigla soovitus, et enne koju minemist võtate rätiku, et see oleks hea, kui see on kuskil seal riietusruumis ja töötlete nüüd selle sama steriseptiga telefoni üle. Eks ole, see on siis mõistlik nii enne, kui te tööle jõuate, kui ka enne, kui te koju lähete, ehk siis nii tulles kui minnes, käite telefoni üle. Sellega te nii-öelda hävitate selle keskkonna, mis on selle mobiiltelefonile jäänud, et te seda mikrofloorat ei viiks koju või samas ei tooks siis järgmine päev tööle ja ei oleks nakkusohuks siis patsientidele ja klientidele. Et siis toode, mida ka võib kasutada ja ei riku materjali ega siis tehnikat. Ja kohe hakkamegi lõpetama, et mul siin vist slaidi nüüd ei ole, millegi pärast ei taha seda enam meil töötada. Et mul slaidi ei ole, aga üks aspekt, mis siin nüüd ka viimaste nädalatega on mul hooldushaiglates tulnud jutuks ja see on olukord, kui tõepoolest ongi nüüd see nakkuspatsient majas, ta on küll isoleeritud, aga on tekkinud küsimus, et mis vahenditega siis seda isolatsioonipalatit puhastada, desinfitseerida, et nakkuskolle siis ei leviks majas. Siis selline toode on kindlasti Chemides pulver, mis on siis peräädik happeaktiivapnikuga nii-öelda kõrgastme desovahend ja see toode siis jälle nii puhastab, desinfitseerib, kui eemaldab ka spoorid ehk kõik elusa. Ja miks me just seda sellist Chemides pulver toodet soovitame on see, et teda saab kasutada erineval moel. Sa saad kasutada tarvikute, instrumentide desinfitseerimiseks, sa saad kasutada, teed lahuse, saad kasutada lapiga näiteks pinna töötlemisel, voodite, raamide töötlemisel ja ta ei riku ühtegi materjali. Ja tõepoolest, nagu öeldud, ta on ka sporitsiidse toimega, nii et kõrgastme desovahend, ohutu,
kuna ta peale kasutamist siis laguneb veeks ja hapnikuks, ehk ei jäta ka pinnale mingisuguseid jääkaineid, mis võiks siis kellelegi ohtlikud olla ka hilisemal ajal. Nii et üks selline asi, mis võiks või ütleme suuremas hooldekodus võiks olemas olla pulbrina, et vesilahuse saab siis teha vastavalt vajadusele ja on olnud olukordasid, kus see on tegelikult päästnud sellest, et siis nakkus ei leviks sellest isolatsiooniruumist mujale. Nii et minu poolest praegu kõik, kui nüüd küsimused, hea meelega vastan küsimustele. Ja tõesti on tulnud küsimus. Paluks üle korrata ka see oluline info, et HandTES, kui seal on ainult märgitud parim enne, ilma muude kitsendusteta, siis võib toodet kasutada antud aja jooksul, vaatamata sellele, millal kasutamist alustati. Pumbaga varustatud toode ei ole ka avatud ja juures on ehk siis nende ainete pumbapudelitele ei pea kirjutama eraldi kasutusele võtmise kuupäeva. Natukene oli keeruline see küsimus, et mis siin nüüd silmas peeti, kas pumpa või pudelit. Et ma kordan üle, pudeli peal olev kuupäev on siis valmistamisest 3 aastat edasi, näiteks konkreetsel tootel on siis maikuu 2023. Selle ajani võib seda pakendit kasutada. Peale seda tuleb osta uus pudel ja saab jälle taas täita. Mis puudutab pumpa, pump on alati kõikidel toodetel meil peal, kui tuleb, eks ole, ükskõik milline see pump siis ka välja ei näe, ta on alati toote peal ja pean silmas seda, et siin on selline keere, et ma ei tea, kui hästi te nüüd näete, aga kui ma keeran, siis käib selline nagu krõbin, siin on selline krae ja kui see nüüd on avatud, siis tegelikult on see toode nii-öelda kaotanud tootja garantii, ehk siis see, mis nüüd sisse on pandud, siis meie ei saa selle eest vastutada, meie kui tootja. Vastutab kasutaja. Kui asutus on sisekorra eeskirja järgi lubanud täita ja ta ütleb ja kinnitab, et siin on HandTES, siis palume ka, et see on nagu lubatud, aga meie poole ei saa nagu tuua välja, et garantii, et kuna ta on avatud, eks ole, selles suhtes. Ja toodete puhul veel, et miks see kuupäev tuleb panna, et ongi see, et me näeks, et millal ta on avatud, sest kui ta on ikkagi lahti keeratud, siis ta on avatud. Kui ta on kastis, seisab meil laos, siis ta on suletud, ka see pump on siin peal suletud asendis. Õhk ei pääse ligi, miski ei pääse ligi. Et need on need asjad, mis tähendab avatud ja suletud. Et kui ma nüüd vastasin, kui ei vastanud, siis küsige korraks uuesti üle. Ma ise arvan, et see küsimus tuleb ka sellest, et meie olemegi rääkinud, et kui toode on avatud, keeratud lahti, siis ta enam ei kehti nii kaua, kui see pudelil kehtiv kuni on. Me oleme nagu niimoodi selgitanud, et siis ju nagu kreemipurk, et avad ja siis tal on ju peal 6 kuud, et et siis ta on niimoodi. Ma arvan, et see küsimus on nagu suunatud sinna auku. Ja tõepoolest reeglina see nii ka on, ma veel kord rõhutan, tegelikkuses ei ole lubatud pudeleid täita. Tegelikkuses ei ole ja sellepärast me ütlemegi, et lubatud on kasutada selle kuupäevani. Juhul, kui asutus on ise enda sisekorra eeskirjana võtnud nõu, et me täidame, siis kehtib see sama, millest ma just rääkisin, eks ole. Muidu need ei kehtigi, et need ongi nagu erinevad asjad ja seepärast ma püüdsin selle nagu lahti kirjutada. Et tõepoolest, nagu sa ütlesid, kreemi puhul on 6 kuud avamises, kui on lahti keeratud 6 kuud ja kogu lugu. See ei loe, mis on viimane kuupäev, sellepärast, et toode on avatud, ta on õhuga kokkupuutes ja ta lihtsalt ei ole enam sobilik kasutada. Aga rohkem ei ole küsitud. Ma usun, et see vastus rahuldas ka küsijat ja kõik. Mina tänan.